valmis avastama tänavakirbukaid? Kuningapäeva tähistama. Yes or no? Yes. Okei. Siis lähme. Täna on meil siis teine hommik Utrechtis. Või noh, esimene hommik. Eile õhtul me siia jõudsime. Ja nüüd me lähme otsima, kus on need tänavakirbukad, millest kõik räägivad. Ja äkki leiame. Vaatame, mis siis inimesed pakuvad. Mina ütlen ausalt, minu jaoks on natuke peab koguma ennast. Kui sa käid lihtsalt kirbukal, seal on fun, sa saad sorida ja see ei ole nagu isiklik, aga siin ma lähen nagu vaatan otsa sellele inimesele, kelle asju ma vaatan. Ja see ei lähe mitte. See ei lähe mitte. Et natuke veider on, aga see on ainult mul. Mis see ikka? Sul ka tegelikult? No on ikka. On jah. Ma kardan võõrast inimestega suhtumist. Mul jäi 2 asja silma. See gloobus. Ja siis vaata, tal on väga lahedad need väiksed nukukesed ka kõik. On nagu... Ei tea, kas julgeme süüa neid? Neid asju on siin nii palju otse tänaval, et need on ikkagi inimesed, kes elavad siin samades korterites ja nad on need alla siis tänavale tassinud. Sest ma ei usu, et sa tuleksid kuskil kaugelt ja veaksid oma asjad siia maha niimoodi. Eestlane elu sees ei viiks enda asju vist välja niimoodi. No eestlased ikka teevad ka kirbukaid, aga see on vist jah natuke next level, et ma ei tea. Siin tunduvad kõik rahul olevad. Praegu plats oleks täis niimoodi inimesi. Päris huvitav. Väga huvitav oleks. Siit on vähemalt ilus vaade, ma näitan teile. Kuna ma teen sest ühe pildi kallis siin, ausalt. Ühesõnaga, mis edasi saab veel siis plaanist? Tead, me mõtlesime, et kuna need tänavad on praegu rahvast nii täis, tõepoolest kõik müüvad oma kaupa, aga see tähendabki seda, et liikuda on väga keeruline, seisma jääda ei saa, midagi vaadata ei saa. Inimesi on nii palju, et mul käib pea ringi. Nii me otsustasime, kuna õhtul pidid tänavad veel rohkem täis minema, et me siis ei jää täna siia, vaid hakkame Saksamaa poole sõitma, et saaksime homme veeta pühapäeva hommiku ja päeva kuskil Saksamaal hoopis. Nii et nüüd hakkame mõtlema, kuhu me lähme üldse. Tahtsin teile näidata, me oleme Shelli tanklas ja need on tanklakimbud. Vaadake, kui ilusad need on. Hind on 34 euri. Eestis sa ei saa 34 euro eest elu sees nii ilusat kimpu. Siin on potikaid ka. Lähme vaatame üles. Väikses kõik
Rice paper square. See on midagi, mida ma tahan. Ma ei tea, miks, aga... valmis nuudel. Pork chop flavor. Midagi muud, lychee pudding, ma ei tea, ma tahaks proovida. Product of Malaysia. No nii, meie hotelli kõrval on kohe restoran ja ma ei olegi enne 2 Michelini tärniga restos käin, nii et... Nii, tulime lauda. Siin on mingid ümbrikud, ma eeldan, et ma pean selle lahti tegema. I'm scared. Pärast on mingi raudselt toosaid ohtid lahti tehest. Ups, nii. Okei. Siin saab siis valida 3-6 käiguni, tegelikult isegi 9 käiku, kui võtta oma upgrade'id ka. Aga me jääme täna 6 käigu juurde. Mõtlesime, et me oleme nii kaua autos istunud, ruunanud ennast. Meil on vaja treati. Treat saab olema 6 käiku. Ja ma arvan, et see saab olema amazing. Aga ma loodan. Meile toodi esimese asjana mingid snäkikesed. Ma täpselt ei mäleta, siin oli õun ja kurk ja mingi kalamari. Ja loomulikult hand towelid. Peame käed puhtaks tegema. Yeah. Mix it up and make a cream of orange bread as a paste. And then we bake it every day fresh. Thank you. The second one is our New York roll. This one is inspired by croissant dough. We have human butter. Of course, we have 2 different types of. Elu sees pole keegi mulle nii fansilt leiba ja saia toonud. Ma isegi ei tea, ma ei kuulanud, kas oli leib või on see sai või? See on neil endal 3 aastat tagasi, kui nad asutasid selle, siis teevad iga hommik värske leivakese ja nii-öelda vana selle, mis iganes kergib. Juuretis. Vana juuretise pealt, aga maitseb. Oh my god. See on mega hea. See on nagu... väga kalane, väga mõnus. Me ei ole veel käikudeni jõudnudki. Need on snäkid, mis lauda tuuakse. Ütles üks amps, siin on mingi auster ja mingid asjad. Ütles, et... Väike seeneampsukene. Siia vahel on pandud siis jäätist, siin mingi seenekreem. Peal on marineeritud seen. Ühesõnaga väga seeneline on see. Esimene amps oli mega. See väljapanek, kõik see näeb super välja. See on super, jah. See on imeline. Siin on vist mingi lõhega sees. Mingi kalaline oli, jah. Jube meeldib, jube... Siuke elav. On jah, elav. Järgmine amps, mis meil toodi, tead, ma ütlen ausalt, selles suhtes on see super, et me teame siis, mis pulmas küsida snäki lauda endale. Mulle väga meeldivad sellised väiksed ampsud. Nii et... See on siis lambatartar on põhjas. Väga küll. Very special wine from the 2019. Now it's not the oldest one, but it's a little bit more. Saime lõpuks siis oma esimese käigu kätte peale, et miljonit snäkki. Ma pean ütlema, et see vaht on ju. Kas ma olen ainuke, kellele meenutab see natuke nagu tatti, vaata, nagu keegi sülitab mulle taldrikus. Ja teiseks, see on liiga fancy restoran, ma ei saa isegi aru, mis asi see on. Ta ütles, et vaata, võtke amps ja teine pange siia peale. See üks ampsuke seda. Ei saa kahjuks lõhna edasi anda, aga ma ei saa aru, kuidas Mallu üldse seda jõi pärast seda, kui ta ei seda nuusutanud. See lõhnab nagu Pärnu Sunseti välikäimlased.
maitse on hea. Ja mina joon samal ajal, ma mõtlesin, et ma saan apelsinimahla, aga mul toodi kurgivedelikku. Hapukurgivedelik ja siin enne oli ka midagi sarnast, et... Ei, see oli magus, see oli nagu siirup või midagi. Aga see on spargli mahl fragmenteeritud. jah. Ma ei oska sõnu, jah. You guys are being served right now sauce no taste. No nii. Lõpuks oleme jõudnud pearoani. Teie sees oleks loputatud neid seal? Ei, mitte küüslauk. Wild garlic. Ei, aga see white foam on tehtud nii, et küüslauk... Wild garlic. Lihtsalt selle karulaugu sees... Infusitud. Leotati... Karulaugu vees ja lihtsalt vahtu ja siis pandi laua peale ja öeldi head isu. Jah. Mis sa sõid nüüd? Morelit või? I love it. Brain freeze või? See jätsin okei. Joo. Nagu tomatikurgisalat ja selle vedelik, vaata, hapukoore vedelik. Saate kodus on küll väga palju odavamalt teha selle. Just saying. See maitseb hästi tegelikult. No. See ole minu süü, et nüüd on mulle 6 käiku jooke. Viimased 3 käiku sööke olen mina ära söönud tal. Aga ühesõnaga varsti pääseme siit minema. Okei, sööme siis poska. No? Nii. Nüüd meil on siis lambalihaga tehtud, mis see pelmeenikene nii-öelda väike dumpling. Ma näitan enda oma, minu oma on ilusam. Maitseb nagu eks Türgis, Istanbulis mõnes heas restoranis. See on kõik, mis ma oskan öelda. Viimane käik. Oi, ma olen nii purjus juba ammu. Aga vaadake, siin on ka veel üks käik. Nii läikev. Nii. Seal on Märten. Kaine nagu tinavire. Jätta vahele. See ei olnud ootamist väärt. Mis asi siin sees on? See on vastik või? Ma ei saa aru, mis asi see on. See on siuke kõva. Vastik või? Ta nagu kook või? Nagu mu näost näha, siis läks eile nende erinevate veini degusteerimistega natuke sai liiale mindud. Aga pole hullu, sest et toit oli väga hea, elamus oli super. Imekombel mul ei ole tegelikult isegi paha olla. Nii et a win is a win. Nii et ühesõnaga me pakkisime hommikul enda kotid kokku ja hakkasime sõitma hoopis Poola poole. Ja Poolas on mingi selline koht Lodž, ma võib-olla hääldan valesti. Ja see on Varssavist, natuke enne Varssavit. Nii et leidsin sealt ilusa ööbimiskoha ja me käime enne kuskilt Poola kaubanduskeskusest ka läbi. Just for fun. Tahan suurte Poola toidupoodi minna. Meil on terve kaubik, ma võin teha, mida tahan. Tahaks kuhugi sööma minna, mul on kere nii jele. Usu hea, aga... Ma ei ole mingi 3 tundi süüa saanud. Mis asi sees on? Hõlu või?
Vaata. Nii suur. Võimas. Võimas, jah. Vau, ossa. Olen kohe toob vett ka. Märten eile ostis mulle kuskilt bensukast lilli. Nüüd ma taipasin talle vette tuua. Ja ma võtsin meile purkse. Aitäh. Purksid viivad mauga praegu. Siia. Nüüd selle tupsi paneme nagu. Need tuleks kokku kõik suru teile? Jaa, suru. Aitäh. Läks see? Need lükkasid sisse. Nii. Hoiab nagu siin. Ma ei tea, kas ta saab püsti, äkki peame sinna keskele enda juurde panema jalga vahele praegu. Aha. Ei, parem on, kui ta siia siia nurka siis tekitada. Nagu kohtale. Võtan oma õlle, võtan eest ära. Oot. Seda ei saanud maha jätta poodi. Ei saanud, jah, ma näen. Nii, äkki saab seda õlle ka või midagi see tagasi toetama. Oi. Mõlu tegi. Tegi või? Ei tea. Mul on allukas. Ma ei tea, mulle tundub, et praegu võiks fänn. No nii, me oleme... Tegelikult ei tea, kus me oleme. Me oleme kuskil Saksamaal. Väga palav on. Ma üritan aru saada, kui kaugel me oleme. Mingi 3 tunni kaugusel. Ja täna viib meid siis teekond mingisse kohta, mille nime ma ei mäleta. Lodži või? Lodž, vist jah. Lord Farquaadi peal. Lodž, Hollandis. Nii et ma proovin leida mõne huvitava fakti selle linna kohta ja siis ütlen teile ka. Aga majutus peaks päris äge olema, nii et... Nii kuiv. Ja nüüd me jõudsimegi otsaga Poola. Meid ootavad endiselt ilus ilm. Ja palju meil veel oli 3 tundi või? Kuidas? 3 tundi veel sõitu või? 3 tundi 15 minti. 3 tundi ja 15 minti ja siis me peaks olema Lodžis või Lodž või ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. Ma just guugeldasin natuke selle kohta. Väiksed fun factid teile. Ma ei tea muidugi, kui fun fact see teile on, sest teie ei lähe sinna, aga äkki on kunagi asja, mis ma oleks võinud tõesti täna meikida ennast, aga tead, iga kord ei ole ka vaja. Ühesõnaga, see asub Kesk-Poolas. Sephora! värav kinni on. See on nagu küll mingi õuduste loss on.
ma juba reaalselt arvasin, et see nüüd ongi esimene kord, kus me jõuame õhtul hilja ja literally meie hotelli ei ole olemas. Aga tuleb välja, et see väga pime ja kahtlane värav, mis on kinni, on õige koht. Märten helistas just, öeldi, et oodake 2 minutit. We will fucking die here today, see on kindel nagu. No nii. No nüüd saad need litsi kilavad silmad. Issand jumal. Reaalselt, kui ma eelmised korrad ütlesin, et see on creepy see hotelli minek, siis ma võtan sõnad tagasi. Siin on natuke creepy. Oh dear lord. Lordi. Ma imestan, et ta oskas meid üldse sisse lasta. Ütleme nii, et kohal me oleme igatahes. Kummituste tuba see on. See on tõesti kummituste tuba. Kõige suurem kummitus on seal kapis, ma arvan. Aga noh, siin me oleme hakkama kuivatatud kala sööma nüüd. Ma pole enda õhtusöökiga saanud süüa. No jah. Sa söö seda ja... Ma seda tahtsingi. Kell on südaöö. Ja ma pean ütlema, et ma ei ole kunagi olnud nii unsettling ruumis. Nii unsettled. Ma nii kardan, et ma ütlesin Märtenile, et tuli peab põlema jääma. Nagu vaadake seda tuba. Need kardinad näevad välja, okei, see on mulu. Kardinad näevad välja, nagu keegi seisaks literally siin. Ja võib-olla seisabki. Ja ma ei taha teada, kas ta seisab või mitte. Aga ma hakkasin mõtlema, et mõtle, kui homme selgub, et see vanamutt, kes meid sisse lasid, seda ei ole olemaski. Et nagu keegi pole meid sisse lasid. See nagu siin on nii creeper vibes, ma on nii hirmus. Muidu. Tule kaitseda. No see ei aita mind, kummitus saab mu igalt poolt kätte. Aga kui tuli põlevad siis on absurd. Jah. Aga reaalselt full vaata, need peeglid on ka siin pandud niimoodi. Jaa, nagu... Very unsettling. Sinu ei karda või? Ei. Raudselt karda. Mind ei pea kardma. Ma kardagi sind lollakas. Üldse ei pea kardma. Enne Märten keeras selja. Ja siis küsid. Kas sa tahad hoian ise sind? No shit, Sherlock, no. Isiklikult kõige õõvastavam selle toa juures on see imelik väike kapike lapse mõõtu siuke. Kõik on nii kriipar, see ma ei suuda. Ei ole siin midagi. Mis kriipar on see peeglist vahti. Mis sul juhtus? Insult.